olla hoopis. Nii Kerli, nüüd kui me paar päeva oleme siin olnud. Ööbimiskohad. Esimene ööbimiskoht versus Teresa versus see. Mis on kõige halvem ja mis on kõige parem? No halvema üle ei pea nagu väga vaidlema vist. See on vist Teresa, et kui sul ikkagi sita lendab, siis on ikka halb. Sa mõtled, et see väike pasaoja keset meie põrandat. Jaa, ma natuke mõtlen seda tegelikult tõesti. Aga mis sulle rohkem meeldib? Kas see või see esimese korra oma? Mina ei tea, suht võrdselt. Asukoha mõttes see on parem. Okei, jah, sest rannale lähemale. Randa on jah niimoodi, et lihtsalt astud välja ja lähed ühe tänava vahe võrra allapoole ja oledki kohale. Et see meeldib rohkem. Et siin me ei ole veel haigeks jäänud, see on hea. Tšau! No, kuidas sul olla on? Hetkel on külm. Külm või? Jahe või? Jahe natuke. Miks küll? Mis sa teed siin? Pesed jalgu, jah? Laine oli seda, siis kõik auto, mida mina kaevasin rühma minu, läks kõik veese. Uuesti vastu selle ei tee. Appi, ma upun! Mina väljas! Kas sulle meeldib uva? Jaa. Kuule, kas sul on püksid märjad? Jaa. Miks sul püksid märjad on? See, vaata, seal. Ahaa, nüüd tuli päike ka lõpuks välja. Praegu on väga soe. Kohe nagu, kui päike tuleb, on temperatuuri vahe nii kõrge. Mõtleme, mida uva tegi näppudega. Ei, oskan teida seda. Emme vastu selli. Väga lahe, kes see tegi? Ma ei tea, see oli siin rannas lihtsalt. Siin oli. Nii suur süda. Kes tegi? Sina tegid? Ei, emme tegi. Siin on jah natukene sinka-vonka maa. Ma ei lähe. Sellised sumbad. Ma sinna kaugele. Oh, näed, kala. Oh, oodake. Ja siin on need teist sorti kala ka. Kuule, mis asi see on? Koraal. Kas see on Koraal. See on koraal. korall äkki või? Andres, või midagi väga ägedalt hübedamat näidata. Mingi veelukas, kas on nüüd surnud juba, kas ta kuivale jäänud? Kuule, see on ju 8 jalg. Vaata talle, vaata pea. Kerli lõunasöök või? Jaa. Kalaparv. Nii lahe. Siin on koralle, 2 tüüpi kalasid ja siis mingi surnud 8 jalg otse rannas. Nii põnev, kohe saab katsuda kõiki asju ja lisaks ma nägin siin suuri selliseid 10 centimeetreid krabisid just kiviaukudes. Sulle kingitus. Mis see on? Teokarp. Krabi. Jaa, see oli elus krabi. Oih! Kuule, mida me rääkisime pükstest? Mõtlesin, et täna me ei tee pükse märjaks. Me käisime poes, ma ostsin seda, ma tegin lahti ja avastasin, et seal on üks kile ümber. Ei saa, jah. Kui ta arvate, on maailma rumalad. Aga las ikka laid. Eestis oleks sul kombe seljas, müts peas, kindad käes. Ikka oleks küll. Ikka oleks küll. 6. päev koha peal, hakkad juba seda Eesti lund ja külma ära unustama. Nii et võiks natuke soojem olla. Et ma ise lootsin, et seda vihma on vähem ja tegelikult ikkagi päikest paistab, et päikse käest läheb soemaks, kui juba teada lubas. Aga pilves on kogu aeg. Oleks pilves, oleks nagu väga bueno kõik. Aga kuna on pilves, siis on ikkagi jahe vahepeal. Praegu on ka, et lastel jõppad sellest, sest vahepeal tuul puhub, on jahe. Kalutama! Ilma lasteta! Oli siin nii lahe siin hommikul käia minu meelest. Hola! Un vaso pequeño de té verde. Sellise jäätise saime siis, kellel on ka jäätis. See sinu oma meeldib täiega. Ülemine. Ei, valge. Siinpool ranna otsas ikka palju rahvast. Aga siin sa oled käinud varem, eks ju? Ei ole või?
Aga üldse, ma mõtlesin, et sa ühe korra käisid. Mõtle, millised suured vulkaanilised siin on. Oh, linnud. Nüüd siin trepp läheb alla. Aga noh, siin on näed kohe terrassi, eks ju, et siin ikkagi käiaks järelikult. Ja kui sa tõesti elad siin ja sul pole laineid, siis äkki saad siin ujumas käia. Väike distants mõjutab seda nähtavust nagu nii palju. See on küll ju 2 meetrit ei ole või? Oih! Kohalike ujumisrand. Tuuline on natuke. Sealt nüüd äärt tulime. Ülevalt läheb autoremondiga. Seal on koobas üleval. Kui sa oled keegi, kes tahab sinna koopasse ronida, lihtsalt nagu niisama, et ma ronin sinna koopasse. Kuidas sa sinna üles saad või? Et lähed üles ja tuled sealt. Sealt ülevalt paremalt, et siit otse üles ei saa kästi või? Ma arvan, et otse ei saa. Äkki hakkad otse tulema, päris ohtlik tundub. Väga ebameeldivaks läheb, et ise mingi hetk. Praegu siin rannas kõndides on suht palju muusikuid tee ääres olnud. See oli vist mingi 4. või 5. Nii et kohe näha, et ilm on ilus, ütleb rahvast palju ja muusikuid palju ja muud müüjaid palju ja rätimüüjaid olen ka paari näinud ja üks mees müüs prille lihtsalt ja... Mis täna on? Neljapäev. Jaa. Esimene nädal täis, täna jälle vihmane ilm. Mis aja ju? No, see on lommid on maas. Lihtsalt pestud. Oota, mis sa ütlesidki, et ilmateade ütles, et jaanuaris pidi 5 vihmast päeva olema. Aga see aasta on nagu üle läinud paar korda rohkem. Nii et juba sellel ajal, kui meie oleme siin, on 5 päeva olnud. Nii et erakordselt külm jaanuar pidi vist olema. Näed, kõik inimesed on ka ikkagi nii talveriietes täna, et näed, tädil on paks jakk seljas ja Urmasel on paks jakk seljas ja tulime Kiviranda jalutama. Vaatame kive ja otsime kive ja et siin on juba näha, et surfarid ka välja tulnud. Kunagi alt teinud. Ei ole või? Kõik need korrad, kui sa üksinda seal käisid eelmine aasta. Ma kunagi käin siit alt. Miks? Ma mõtlesin, et see on nagu põhipoint on see, et sa saad rahulikult rannas jalutada. Ei, mina jalutan ikka rahulikult üleval. Rahvamassi sees. Kuidas sul läheb, Ruudikene? Mis sa endale leidsid? Kupparit. Kopperit või? Mis on? Auto? Ei, matkaauto. Matkaauto. Ja öö on ka. Need lapsed on maganud. Väga lahe. Kerli ütles, et need on meripõied ja võivad natuke põletada. Praegu kohe ei hakka katsuma, võib-olla teine kord. See on nagu see Hispaania teeteo kogumise kanister. Kui sa sinnapoole vaatad, nii lahedalt meri jaurab.